Euroopa on uhkas, Eesti on uhkas. Maailmas näeme, kuidas vederaist ja moslem ulatavad üksteise sõbralikud käed ja mõtlevad sõbralikud koos. Mina sest maailmast enam aru ei saa. Ja me oleme tegelikult kõik vangid. Me oleme kõik Brüsseli vangid. Me oleme e-valimistega võimule tulnud klikivangid ja kahjuks on Eesti rahvas niivõrd passiivne, et mul on teinekord tahaks kutsuda üles kõik, tulgem välja. Lükkame ümber selle kliki, selle sita hunniku, sõna otseses mõttes, kes meil Toompeal valitseb. Ja see, mis Tallinna või Tartu vanglates, see on põhimõtteliselt raamatu üks lõpuosa. Tegelikult algas see kõik 2018, kui meile määriti pähe rändeleppe. Me tegime EKRE, tegi Toompea juures, tegi meeleavalduse, tegi purjus, nüüd me riigi kõige teise inimesed nõunik, ehk siis Tarand, tuli sinna vällama, tuli jalaga tagulikku, teksti minema. Ja siis oli, ma tuletan teile meelde, Sven Mikser oli välisminister, Kersti Kaljulaid oli president, Ülle Madis oli õiguskantsler ja Rehvid ja sotsid olid valitsused. Ja nad tegid seda ja tegid kõigele vaatamata. Nad andsid isegi välja õpetussõnad, kuidas peab pagulasi käsitlema ja kuidas peab meiesuguseid nii-öelda natse põhimõtteliselt madalaks tegema, tühistama. Ja olles ise Tallinna volikogu liige, ma mäletan 2018. aastal tekkis selline olukord veel, et meile toodi äkki mingisugune eelnõu, kus siis Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse, kes on praegu selle vangla asja taga, kes on praegu vanglate ülem või mis iganes ta on vanglaametite ülem. Seesama inimene tegi kokkuleppe Taavi Aasaga 80 pagulase sulandumiseks Tallinna süsteemi, sotsiaalsüsteemi, elamiseni kõik. Me natuke uurisime asju ja tuli välja, 2018 oli üks Soome investeerimisfirma, mis on Soome migratsiooniametiga väga tihedates sidemetes, oli ostnud Tallinnasse palju kortereid igasse linna ossa. Ja Soome migratsiooniamet saatis Soome migrandid Tallinnasse elama. Ja Tallinn maksis nende põhimõtteliselt sotsiaalteenuste eest. Seesama Rait Kuuse on nüüd toomas meile Tartusse siia Rootsi pätte. Käekiri on täpselt sama. Nüüd on võetud endale abiks veel Liisa Pakosta, kes ei saa üldse maailmast mitte millestki aru. Ja see kõik on üks muster, mida tahetakse teha, et Eesti rahvast hävitada, et meid sulatada mingis suures ahjus, et me ei tunneks enam midagi. Ma ütlen ausalt, laulupidu oli ilus, mis äsja lõppes, aga mul ei olnud enam seda pühalikku tunnet. Muidu tavaliselt, kui tuleb pisar silma, kui ma näen mingit laulu, seekord ei tulnud, et silmad kuivaks. Sest kuidagi see esirivi, see publik, kes seal istus, nad olid nii võtsid ja vastikud ja nende kuidagi selline loosi ja üleolek, see ei tundunud absoluutselt loomulikult. Nii, ma tahaks natukene võib-olla statistikat ka teile rääkida, et tegelikult hommikul täna vaatasin igaks seda veidi statistikat ka, et Rootsi parlament hakkab siis 26. aasta kevadel seda lepingut arutama. Praegu on lihtsalt allkiri ja arutama hakkab. Ja selle poolt peavad olema 3/4 Rootsi parlamendi liikmed. Minu üleskutse on Riigikogu liikmetele, kirjutage oma Rootsi kolleegidele ja paluge see mitte vastu võtta. Saame kõige lihtsamini sellest asjast lahti. Teine asi on see, et tegelikult kui arvestada seda, et meil on 600 vaba vangla kohta, siis tähendab, ma saan aru, et ma ei ole vanglas ise istuda, ma arvan, et 2 inimestest või vähemalt kambris, see kamber on kuskil 20 ruudune. Ehk siis meil on laias laastus 6000 ruutmeetrit vaba pinda, mille pärast nüüd ministrid jooksevad, vanglaametnikud jooksevad. Kõik kiidavad nagu heaks, et oi kui hea, meil on nii kasulik. Samas, eks ole, kui me vaatame siin mõned aastad tagasi valmis mööbliaid siin Tartu lähedal, et sama suur põhimõtteliselt pindala on vaba ja kõik on paanikas. Mis meist saab? Et ma ei saa aru, mis toimub. Minge vaadake maale, seal on 6000 ruutmeetriseid lahutasid küljed. Maa sureb välja. Inimesed lihtsalt ei suuda enam. Ja muidugi on Rootsi ja Soome on hädas. Neil on vanglad üle rahvastatud, sellepärast on see
migratsioon, noorte kängid, kõik, mis Rootsis toimuvad, Soome, mis on tulnud, ja nad on tulnud juba siia ka. Ma ei tea, kas Tartus on, aga Tallinnas ma näen, ja need ei ole isegi põhimõtteliselt moslemite kängid, need on ukrainlaste kängid. Ukraina noored poisid on kuhunenud kampa, nad töllerdavad ringi, nad joovad, nad kiusavad inimesi, pommitavad vanu inimesi. See on kõik kuidagi üks muster, kõik, mis meid on tabanud siin viimaste aastate jooksul. Ja eile oli kusjuures, ma ütleks Soome kohta rahustavalt natuke, et eile Soome hommikutelevisioonis oli eile suur arutelu ja seal oli üks vanglaametnik ja siis oli üks Justiitsministeeriumi ametnik. Ja nad leidsid iseenesest seda, et Soomes on vanglakohti praegu on 3500, ka aastaks 2030 on neil vaja kuskil 1000 võrra rohkem. Ja vanglaametnik ütles ilusti, et seal on, neil on kõik vanglad on täis just. Aga selle asemel, et tuua Eestisse kirjutada leping, nad olid kõik negatiivses meelestatud, et kirjutada see leping alla, siis kui arvestada 100 000 eurot ühe vangi kohta ja 5 aastaks, siis on 100 miljonit eurot. Ja vanglaametnik ütles ilusti, me saame selle raha eest endale ise oma vangla ehitada. Ja selleks, et Soome saadaks meile oma vange, siis selleks on vaja Soome parlamendis hakata põhiseadust muutma, mis on teadaolevat, kes natuke seadused teavad, siis on väga pikk protsess. Seal on vaja täpselt samuti 3/4 parlamendiliikmete heakskiitu. Soomes seda kindlasti praeguses seisus toimuma ei hakka. Ja loomulikult nad olid pessimistlikud kogu selles süsteemis, mis Eesti vanglates näiteks, spekuleerisid ikka, me oleme ikkagi väike vend nendele, et mis Eesti vanglas toimub, kas Eesti suudab hakkama saada ja kas Eesti suudab näiteks neid kuidagi kultuurselt arendada, sellepärast et siia, kui tuua, siis on mõtet tuua pikaajalisi vange, lühiajalised vangidega, nad ütles isegi, et 2-aastase vangistuse korral alustatakse seda väljatuleku protsessi juba esimesest päevast peale ja ta hakatakse põhimõtteliselt sulandama inimeseks tegema teda. Aga meil on ainult niimoodi, et me pakume voodikohta ja kui vang hakkab siin mingit meditsiinist abi nõudma, siis on kõik. Meil on praegu juba mingisugune seadus, kus on eelistatud põhimõtteliselt eri ravi mingi jaoks on ukrainlased vangid ja siis tuleb Eesti rahvas. See kõlbab mitte kuhu. Ja Soome oli selles suhtes pessimistlik ja mul isegi natuke optimismi sisendas see, et Soomest meil ei tule siia kedagi. Ja ma loodan, et teised riigid ja Rootsi hääletab maha ja ma usun, et ükskord kukub see klikk ka kokku, et saaksime Eesti rahvas ja kõik saaksime normaalselt elama hakkama. EKRE võimule ja ma arvan, et see saab kõik. Aitäh!